teadvust hämardatakse sellega, et öeldakse, et seda pole isegi olemas, sa ei saa isegi teada, et sa olid kunagi olemas. Sa mõtlesid, et sa oled lihtsalt mees ja naine siin, kellel on palju vigu küljes. Sa olid kunagi mitte puhas teadvus, vaid üks tuleleek, mis taevas paistis ja nii edasi. Sellepärast on küsimus selles, et kas oled suits ja võhumõõgad või tuli taevas. Kumb sa oled? Sa ei saa teada, kumb sa oled. No millest sa seda teada saad? Teadvust ei ole. Teadvus ütleb, kas on või ei ole. Juurde teadvus. Teadvus paistab läbi. Teadvuse kirgus paistab läbi. Sinnamaani välja, et selgub, kumb see on. No kas suits ja võhumõõgad või tuleleek taevast. See peab olema lõpuks näha. Ei, see protseduur iga võimaldab näha lõpuks. 0-0 nüüd. Siis nemad ütlevad, et nemad tegelevad rahva harimisega ja väga sõbralikult suhtuvad ja nii edasi. Võib-olla nad hoopis kemiseerivad ja denaturaliseerivad ja siis hävitavad ja piinavad, mida iganes nad teevad. Seda ei saa keegi ju teada, sellepärast et teadvust ei ole ega ju, sest ei ole avastatud teadvuse olemasolu. Seepärast see on lihtsalt seisukoht, te lihtsalt ei meedi ja te olete siukene kiuslik mees Tartu Nõit. Aga ma ei ole, ma väga lahke, ma räägin just keerulisi asju. Sellest kiuslikud ei räägi mitte midagi, vaid ütled, ei saa, ei ole teada, ei oska öelda. See on nagu nii kindlaks tegemata, millega see on tõestatud ja võib-olla on tõestatud millegagi üldse. No niimoodi, siis tuleb visata üks kivi jälle kapsaaeda, kellel on kapsaaeda. Seepärast, et kui on ilus leht Eesti kirik, siis miks ta on Eesti kirik, kui ta ei ole Eesti oma? Sellepärast, et kunagi on tulnud mingisuguseid rahvaid siia kanti, kui Teutooni ordud tulid, siis järeltulijateks on neil praegune luterlane ja nii edasi. Aga need olid sakslaste kirikud ju kõik, nemad olid saksasid hoidsid üleval. Nemad, pidasid endale valget leiba ja rosinaid ja nii ette, valget saia ja rosinaid ja talumehele eestlasele lükkas leiba, ütles, et seasöök ja proovi ise ja nii edasi. Seepärast luterlane alati ju kaitses sakslast, sest on Saksamaa oma, see saksa värk. Aga kui mõisad ära koristati 1920 äkitselt, siis sakslased jäid niimoodi, ilma toetava. Ei, nad pidid ära minema siit ju. Suurt lainel rahvast läks siit minema. Ja kirik käi siia maa, nüüd nad profileerisid enda ümber, ütlesid, et nad on geneetiliselt Eesti rahva omad. Enne olid see rahva vaenlane, kes taga ajas rahvast nuiaga. Nüüd on rahvasõbrad, et ei peaks ära minema, sest muidu ei ole kohta siin. Nüüd on see Eesti kirik, peaks kirjutama Saksa kirik, ja kes soovib olla Eesti tähendusega. Oota natukene, kui Saksamaa läheb võimsaks, siis ta ütleb jälle, me oleme Saksa kirik, te peate kuulama, sest muidu jumala raev tuleb teie peale. Aga ei tule. No vot, ja siis tulid siin suured mehed ja nii edasi. Ta mõtlesid, et näed, Hannes Võrno otsib andestust. Sa ei teadnudki, et ta otsib andestust, eks? Lehes on kirjutatud, miks ta otsib andestust? Mis ta tegi? Ma ei ole midagi teinud, ütleb Võrno. Ma ütlen jaos, ma olen tark mees, ma ei ole elus kunagi eksinud, ma kuulun piiskopliku toomkirku koguduse nõukogusse aga ma palun andeks kõigil, kellele ma sõna, teo või mõttega haiget olen teinud. Ma küsin, mis sa tegid, Võrno? Ma ei ole midagi teinud. Ja ma tülitsesin oma mutiga, ta läks ära, mul on nii kahju, nii ja siis. Aga kuidas sa siis, mis usku sa oled ka, kulla mees? Ma olin ilma. Ei, aga kui sain isaks, lasime lapsed ristida, vanempoeg ristiti 1997 jõululaupäeval. Saatsin pojad kooli, Vene tänavale kooli ja ise läksin lähedal asuvasse katoliku kirikusse. Mulle väga meeldis. Olin juba seda meelde, et minu saab katoliikna. Ühe päeval läksin toomkirikusse, istusin ja palvetasin ja tuli üks huvitav mees ja järsku tundsin väga selgelt, et see ongi minu kirik. Näed. Ja nüüd luterlane proovib teda välja aidata või? Ei, vaid teadvust hämardatakse, et kui keegi vaalas rahvasoldiga üle televiisorist ja kõik sealt meediast ja ajalehtedest, et nüüd ta soovib oma eluga edasi minna, ta ütleb. Aga kuidas ta saab? Sest kõik mäletavad, mis ta kõik ütelnud on ja nii edasi. Seepärast ta ütleb, andke andeks, ma ei ole midagi teinud, mul oli jama idega.
no jaa, aga ise ütleb, et kõigi käest soovib andeks paluda, miks seda rääkida? Ma ei soovi ütelda, ma ei julge ütelda, et ma olen teinud sellist. Ma näitasin Eesti rahvast maailmale kui varast, kui väti, kui joodikut ja lõbus kui siga. Mul õnnestus see suurepäraselt, sest nii kui eestlane tuleb välismaal, kohe teadaks, see on see. Nii kaugele jõudis. Nii et kui keegi soovib andestust, siis tema peab minema ja parandama oma tehtud asjad, mis ta tegi. Nüüd ta saab käia kõik need välismaad läbi ja seletada, et Eesti rahvas on kuldaväärt rahvas ja on palju head teinud ja on sõbralik ja üldse seda kõike ja ei ole üldse selline, on püha rahvas. No eks seletagu nüüd. Nii et teadvusest on puudu või. Neil ei olnud aimugi, mis nad tegid. Seepärast, et kui keegi rikkus ära Eesti maine välismaal, nagu see on kehv, siis nad peavad hakkama tegema sellist asja. Oi, kuidas Eestit austatakse. Oi, kuidas austatakse. Aga kui lähed USA-se, siis vaatavad ringi Eesti. Mis see on? Ja nad ei tea, jah. Siis teab ainult see, kes on Kosovost pärit ja või kuskilt sealt. No. Ja ei teagi, miks. Ei soovigi teada. Vaada, mis Lennart Meri tegi. Kui ta läks, soitis ära kellegi gloobuse. Sellest piisab. Öeldi, et ära puutu. Ma võin tutvustada, kus Eesti on. Ma ütlesin, see kallis gloobus ära puutu. Seda ei saa parandada ju, no. Ei, ikka ma pidin. Nii ennast täis oli. Ja siis pani see Võrno järgi igasugust asjadel, siis on need teised ja teised. Ma ütlen, et seal on mõned teised ka siuksed, kes närivad, aga need on teistmoodi mehed. Aga siin oli üks mees, kes tegi rahva kuulsaks halva nimega. Nüüd edasi läheb niimoodi. Üks seatalitajaks tehtud ja vaeseks ja kerjuseks näidatud rahvas. Teadvus kiirgab sellest läbi, et peab olema teada, et sa ei ole selline, sest kui kogu rahva peale valatakse solk, siis see püsib seal peal. Ja sa ei saa iialgi teada, et sa oled üks õilis rahvas, üks vägev sugupõlv, suur nõidrahvas, kes on võib-olla seotud taevaste väärtuste ja asjadega. Millest sa seda teada saad? Mõtlen niuke laimu koorema rahva peal, lihtsalt niisama ainult, sest üks mees tegi. Miks ta tuleb küsima andestust? Kandku ise oma koorema, ütlen, proovi Võrno. 0-0. Kiirgus ja nii edasi. 0-0. Lisaks teadvuse sähviva jõutekstid lähevad edasi, sest mitmed on kogenud seda, et nad on üksi siin ilmas ja näevad tühjust enda, et nad on kosmilises situatsioonis, väärtuses, näevad, et on eemal need asjad ja nii edasi. Teadvus võimaldab teada saada, et sa oled tühjas ruumis ja see on lihtsalt üks pilt siin ees, mis kohiseb. Niimoodi defineeritakse illusiooni olemasolu, see ei ole tõeline. Ja kuidas teie siin koos olete, see on üks imeasi, see on tegelikult võimatu. Aga las ta olla. Ega igaüks ja siis see ka ei saa ju. Nagu näed, mingi imeasi see on. Ja tühjuses saada kokku ja rääkida teadvuse asjadest. Vot see on alles saavutus, sest tühjuses ei ole ei aega ega ruumi, ei sisusid ega välimusi ega kedagi üldse mitte kui midagi. Lihtsalt niisama ja ometi tullakse kokku, vaat see on imeasi. Nii et edasi, 0-0. Teadvuse kiirguse süsteemi osa on ilmutatu jengi 0-0. Nüüd selle protseduuri edasiviimiseks 0-0. Teadvuse radiatsioon on tulnujengi ja kiirgab läbi kõigest, mis on läbipaistmatu ja soovib takistada arusaamist või teadmist, taju ja üldse, et miski on olemas tõeliselt ka. Ja seda, mis on ebatõeliselt, seda ka näitab, et seda ei ole olemas tegelikult siis 0-0.